Täna mõtlesin rääkida tänapäeva ja eriti just viimase aja ühe suurimast murest, mis on privaatsus, seega seonduvalt sotsiaalmeedia, eriti Facebook. Nimelt tuli umbes 2 nädalat tagasi 5. mail välja uudis, et Facebookil on üks suur privaatsusleke. Nimelt võis iga kasutaja mõne klikiga oma sõprade kõike live suhtlusi näha. Nimelt, kui sinu keegi sõber rääkis kuskil Facebooki all aknas kellegagi laivis, siis sina võisid seda vabalt jälgida. Lisaks sellele said sa paari klikiga ligipääsuga nägemaks, kes on need sõbrad, kellel ta pole veel accept'i pannud. Ehk siis see on väga palju tundlikku informatsiooni ja uskumatu, et ka sellisel gigandil rohkem kui 400 miljoniga kasutajal võrgustikul selline asi juhtus. Aga seda ka tehti ja toimis. Iroonia on selles, et Facebook ise just oma privaatsussettingutes oli võimalik valida neid asju muuta privaatseks, aga see ei toiminud. Facebook samas tahab, et me jagaksime infot ja oleksime avatud ja samas see, mis juhtus, ei ole kindlasti see, mida nad silmas pidasid. Samas mõne tunni pärast Facebook eemaldas live chati võimaluse üldse Facebookist, see on siiamaani, ja korrigeerisid selle sõprade nägemise lisa ka, ehk nad reageerisid väga kiiresti. Samas mõned päevad hiljem täiesti hoopis teisel lainel Facebooki kohta levis uudis, et ta on kohe avamas asukohapõhiste teenuste lisa, ehk siis konkureerimas Kovala, Foursquare'iga ja Brightkite'iga. Samas see kindlasti saab olema üheks nende lisatunnuseks ja see on leidnud väga palju kriitikat just privaatsuses, et kas Facebook suudab tagada oma kasutajatele privaatsuse või mitte. Tegelikult seal peaks juba olema taga väga suured firmad, McDonald's peaks kõik oma restoraniketid siia sisse panema ja alustama sealse kampaaniaga. Samas väga paljud digimeedia ja turundusagentuurid on juba ette valmistamas kampaaniaid Facebooki asukohapõhisteks teenusteks. Ja võimalus sihtida oma toode mitte ainult demograafiliselt, ehk siis kes mis sugu, mis vanuses, mis huvidega, lisaks ka nüüd geograafiliselt kokku viia. Ehk Facebook hakkab konkureerima ka Google'iga. Ja kas selline meie privaatsusesse sekkumine, kas see on piisavalt tundlik informatsioon või mitte, see on igaühe enda otsustada. Aga kes siis hakkab kasutama Foursquare'i või Facebooki, eks seda ole näha. Samal ajal, kui on juttu, et Facebooki turvaküsimustes ilmus ka uudis, et Facebooki uue open graafik, ehk siis avatud graafikaga on liitunud enam kui 100 000 veebisaiti. Mis tähendab üldse avatud graafika? Kõige parem on seda näha näiteks minnes lehele www.cnn.com, CNN uudisteagentuur, kus esilehel on juba kõik uudiste üks rubriik sorteeritud selle järgi, mida sinu sõbrad on lugenud ja mida on sellest arvanud on. Ehk see on jagamine, sinu privaatse info jagamine kõikide kolmandate osapooltega, kes saavad seda täiesti vabalt oma veebisaiti integreerida. Samamoodi saad sina luua kasutaja ühe klikiga ühendades näiteks täiesti kolmanda osapoole programmi ja lisada sinna, saada omal kasutaja läbi Facebooki. Ja siis oma eelistusi ja mitte-eelistusi jagada ka teistega. Samas Spotify kasutab seda muusika eelistustel näeb, mida sinu sõbrad on kuulanud, samamoodi filmide eelistuste leidmiseks. Kindlasti on see palju positiivset. Ja samas teisalt, kui vaadata sellise alternatiivse vaatena, siis Facebooki seadistused on olnud keerulised. Kui avati see aprilli lõpus Open Graph, mis tõi avatud graafika, mis tõi võimaluse kolmandatel osapooltel lisada see Facebook oma veebisaiti või vastupidi need sünkroniseerida, siis kindlasti võib kriitikaks pidada seda, et Facebook ei teinud piisavalt selgeks, et nüüdsest hetkest alates on teil võimalik neid valikuid teha ja need valikud vaikimisi on tehtud selliselt, et ei jagata siia informatsiooni. Samas on Facebooki juht Mark Zuckerberg öelnud, et privaatsus on surnud, millega mida nad siiski nagu võiksid nagu avada, inimestele teada anda.
Facebook on saanud väga-väga palju kriitikat viimasel ajal, vastaseid erinevate tehkurude ja tavameediast, kuna see on hea hetk nüüd suruda maha see sotsiaalmeedia. Juba 2006. aastal, kui Facebookil oli 7,5 miljonit kasutajat, suudeti luua grupp, kus oli 10% vastaseid Facebooki privaatsusmurele. Facebook laiendas seda ja andis inimestele võimaluse enda asju kinni panna, erinevaid asju mitte jagada. Samas 2 aastaga on olukord väga-väga palju muutunud. Mina olen täna isegi nõus Mark Zuckerbergi väitega, et privaatsus on surnud. Kõik, mida sa online jagad, ükskõik kui palju ma seal neid linnukesi ära ei paneks ja jagaks seda ainult oma sõpradega, siis väikese copy-paste lükkega on minu info täiesti avalik, võib-olla hoopis teises portaalis, millest mina ei pruugi olla teadlik. Ehk sellist asja kui online'is privaatsuse loomine on väga raske, kui mitte võimatu. Ehk veeb on muutunud kui sotsiaalseks platvormiks. Oma privaatsuse tagamine ja kaitsmine algab eelkõige sinust ja inimesest. Selles ei saa süüdistada ei Facebooki, ei Orkutit, ei mis iganes muud MySpace'i sotsiaalsuhtlusplatvormi. Kui kogu asi jõuab nii või teisiti kõigini. Ja kõige parem lause, mis ma viimasel ajal kuulnud olen, on don't put anything online you don't want your mother to see. Ehk ära pane interneti mitte midagi sellist, mida sa ei taha, et su ema näeks. Ehk kõik, mis sa paned online'i, see on nähtav ja see on teistele inimestel teada. Ükskõik kui lahesega ei tundu panna mõni peopilt Facebooki, siis see jõuab ka ilmselt sinu tööandjani. Avatud graafika on tegelikult selles mõttes hoopiski hea, et kui sina pead tegema selle valiku ära, siis Facebook teeb sinul hoopis iga veebi lehitsemise lihtsamaks ja otsuste tegemiste lihtsamaks. Ehk selline alternatiivne vaade. Samas avastati ka eile, siis esmaspäeval uus viga Facebookil, kus iPhone'i rakenduses, kui sina keelad veebis ära, et seda sinu lemmiklauseid ei ole võimalik näha, siis iPhone'i programmist oma sõpra või võõraste lemmiklaus näes, sa ikkagi näed seda. Probleem lahendati taas mõne tunniga ja privaatsus on jälle justkui tagatud. Arvatakse, et ka riigid lähiajal hakkavad ilmselt sekkuma sellesse, mis veebis on vaba, mida ja millised peaks olema seal inimeste privaatsused. Kuigi olen ikka seisukohal, et Facebookis on pigem küsimus selles, kuidas maailm üldiselt on muutunud ja kuidas veeb ise on muutunud või seda muutnud. Mitte niivõrd selles, kuidas me saaksime võimalikult palju oma privaatsust seal kaitsta ja luua. Facebookis on samas üle 50 erineva lehe ja üle 170 erineva võimaluse, kuidas ennast kaitsta. Aga kas sellel kõigel on mõtet? Küsimuses, kas jätkata või leppida olukorraga ning minna edasi, peab tegema igaüks. Samas on ka Facebooki vastased loonud uue lehe ja teinud 31. mai päevaks, mil kõik peaksid lahkuma Facebookist ja sellel on juba pea 5000 liiget. Samas, kas sellest piisab, et lahutada 400 miljonit inimest? See jääb teie otsustada. Edu teile! Tšau!